Ette tuleb Mikael Meemaa. Daniel Weinbergs, meie õhtujuht Daniel Weinbergs. Teeme ühe aplausi talle siin õhtu lõppu. Vaat ma ei saa aru nagu inimestest, kes viitsivad kaine rool olla. Purjus peaga nii palju ägedam sõita. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei tohi ka. Ma olen tähele pannud, et osad inimesed reede ja laupäeva õhtul lihtsalt jäävad kaineks, et nad saaks oma purjus sõpru öökluppi sõidutada, öösel sööma, pärast koju. Lihtsalt veedavad nädalavahetuse tasuta harrastustaksojuhti mängides. See, et sa käisid 5 päeva nädalas tööl ja sa olid reedel nagu tead mis? Täna ma jään kaineks ja sõidutan oma purjus sõpru. Ma olen selle ära teeninud. Eest kõige hullem selle juures minu arvates on see, et nüüd pead sina kaine peaga olema purjus inimeste ümber. Kas keegi on kunagi kaine peaga ööklubis käinud? Mõned kurvad jaad. See üks kord on viimane kord, kui sa teed seda. Ei kaine peaga ööklubis käimine, see on nagu kui sa läheks kinno 3D filmi vaatama ilma prillideta. Sa oled terve aeg peavalus seal nagu, teie saate aru või? Ja teile meeldib, okei, huvitav. Sest mul on ainult peavalu. Ja mulle meeldib, kuidas eesti keel peab nii konkreetne alati olema, see termin juba, kaine rool, seal ei tohi hall ala sees olla, see peab ülikonkreetne olema. Kaine rool. Saad aru, kaine rool. Eesti inglise keeles nad ütlevad designated driver ja me ei saaks Eestis kasutada terminit määratud autojuht. Kui meil oleks määratud autojuht, kas te kujutate ette, mis toimuks liikluses 24. juuni hommikul peale jaanipäeva? See kilomeetrite pikkused puhumisreidid, kus iga autojuht on ei nagu määratud, siis määratud. Minu käed olid antud olukorras seotud, inspektor. Nemad määrasid. Sest ma kunagi töötasin taksojuhina ja purjus inimesed on põhjus, miks ma ei tööta enam taksojuhina. Ja see, et ma ei taha taksojuhina töötada. See teine võib-olla rohkem isegi. Ma mäletan, kui ma läksin taksojuhiks tööle, siis okei, see oli ainus koht, mis võttis mind toona tööle, aga kõik eestlased, keda ma teadsin, kõik rääkisid alati sama juttu. Kõik olid, et ei no kui mina sõidan taksoga, ma ei taha, et tema räägib, ma ei taha ise rääkida, ma tahan vaikusest tagaistmel lihtsalt aknast välja vaadata. Ja ma mõtlesin, issand jumal, milline ideaalne töökoht mulle sel juhul. Armastaks vaikuses ringi sõita. Ja esimene nädal ma sain teada, et need inimesed ei sõida taksoga. Enamus kliente eest uksest sinu kõrvalt sisse. Ja kui keegi tuleb eest uksest, sa tead, see ei saa vaikne sõit olema. Keegi ei ole maailma ajaloost tulnud eest uksest nagu. Ei, kui ta tuleb eest uksest, sa tead, et vestlus tõenäoliselt algas enne, kui ta ukse lahti tegi. Ta tuleb peaaegu sülle sul. No, kaua sa siis täna juba tööl oled? Ja kuigi toona, kui mina töötasin taksojuhina, sellist terminit ka ei on nagu sõidujagamisteenus, siis liiga paljud kliendid käitusid nagu see oleks sõidujagamisteenus. See, kui palju ma sain purjus inimesi, kes istuvad sulle kõrvale ja on nagu, et kuule, käime McDrive'ist läbi. Ja ma olin nagu, et sa saad aru, et ma ei ole su sõber, on ju. See taksomeeter terve aeg jookseb ja ma siiralt loodan, et sa saad aru, et ma eeldan, et sa maksad selle lõpus. Ei, muidugi saan aru. Ma käime Drive'ist läbi. Ja vaat selle muudab ebamugavaks see asjaolu, et nüüd, kui sa jõuad McDonaldsi McDrive'i alasse, siis purjus kliendi ja McDrive'i akna vahel oled sina. Kui maailma kõige veidram tõlkedelegatsioon. Nagu kui sa uudistest näed, kui mingi välispoliitik või saadik tuleb ja neil on alati tõlk kaasas, sest nad ise räägivad ainult oma kodumaa keeles ja siis nad peavad alati mingi pika kõne ära, mis on nagu. Ja siis see tõlk tuleb nurga tagant nagu, et me täname teid teie külalislahkuse eest. Ja sa oled nagu kindel, et sa otse tõlkisid või? Sest sa ütlesid nagu ühe lause, ta rääkis võrdlemisi pikalt ja kõik, mis me nägime oli. Ja loodetavasti taas kohtume 6 aastal. Kindel,
ja ma mäletan alati, kui me siis akna alla jõudsime, siis kõigepealt tuleb aknast nendepoolne tervitus. Tere tulemast McDonaldsisse. Tere tulemast McDonaldsisse. Ja tellimus ei olnud kunagi valmis. Alati see hetk hakkab see veider improviseerimisring, kus ta on su kõrval nagu võta mulle ei. 2 juustuburgerit ja friikad ka. 2 juustuburgerit ja friikartulit ka palun. Ja asi, mis ma ei teadnud, mis võib hommikul juhtuda, on see, et nad ütlevad aknas sulle vastu sellise asja nagu palun vabandust, aga meil on praegu hommikusöögi menüü. Palun vabandust, aga neil on praegu hommikusöögi menüü. Ja see sõnum ei meeldinud neile mitte kunagi. Alati, mis kuradi hommikusöögi menüü, see on McDonalds, ma ei tundu omletti sööma siia, ma tahan burgereid, ma tahan friikaid. Kuradi hommikusöögi menüü, see on McDonalds, ma ei tulnud siia omletti sööma, mida? Ja alati tundi hiljem jõuad tema väidetava kodu ette, mis ta alguses vandus sulle asub linna piires. Kuigi kui aus olla, ta ei täpsustanud, millise linna. Ja siis alati, kui taksomeetrit lõpuks näitad, siis tuleb see ära. Mida vittu mees, ma arvasin, me oleme sõbrad. Äge 2 tundi mu elust ja küll Marve. I'm loving it. Mulle meeldib, kuidas iga suvi Eesti riik paneb hullult raha selle alla, et tellida reklaamkampaaniaid, mis peaks just kui alkoholi liigtarbimise vastu aitama. Iga suvi tekivad need reklaamkampaaniad, mis on riigi poolt tellitud. Bussipeatused on täis neid. Sul on selgroogu. Kõva mees on kaine mees. Kui jood ära pane klappe pähe ja mine rongi alla. Ja siis alati teisel pool bussipeatust on superalkoga Tenerifele. Huvitav, kumb lõbusam tundub. Ei, see on nii kasutu raha raiskamine. Minust on sama kasulik tegevus, kui sul kodus köögis terve pliit oleks leekides põlemas ja õlipudel on pikali ja voolab sinna juurde ka. Ja ainus, mis sa teed, on samm eemal nagu. Sul on selgroogu. Ära põle. Miks sa põle? Ära põle. Aga minust Eestis meie probleem ei ole isegi niivõrd alkohoolikud, kuivõrd see, kuidas me ülejäänud ühiskonnana suhtume alkohoolikutesse. Mul on tunne, et me alati nunnutame neid. Me hoiame alkohoolikuid nagu sitta pilpa peal. Sest igas sõpruskonnas, igas tutvusringkonnas on mingi tüüp, keda kõik teavad, et tal peaks juba aastaid ampull perses olema. Ja keegi ei tee mitte midagi. Kõik on alati nagu, et no... Ta on kaine peaga jumala norm vend. Mida sa annab mulle praegu? Kas ma käin hommikul kontoris tööl temaga või? Ei, ma näen teda sünnipäevadel, kus ta pole kaine ega norm vend. Ja mul on enda sõpruskonnas üks sarnane tüüp ja mis mu sõbrad tegid oli see, et nad mõtlesid talle ägeda hüüdnime välja. Kus nad nüüd ütlevad, et ei, no kui Tarmo joob, siis me ütleme, et ta on nüüd Jarmo. Ja mul on nagu, ta ei ole transformer, ta ei muutunud ägedamaks, just ülitüütu on. Mäletan, ma käisin sõbra sünnipäeval, algus oli ülitore, ajasime omavahel juttu ja siis jõudis Tarmo kohale. Ja õige pea Jarmo ka. Ja lihtsalt paugust mingi jaur läheb lahti, võimatu omavahel suhelda. Ja okei, ühel hetkel Jarmo tegi oma õhtu ainsa heateo. Ta vajus ära. Ja korraks oli jälle tore. Aga siis oli tunda, et läbi une Jarmo tundis ikkagi, et liiga vähe tähelepanu tema peal. Ja ta otsustas teha comebacki. Ja kuidas ta tegi seda, oli see, et diivanil magades ta kuses täis ennast. Ja tähelepanu ta sai. Ja see oli täiskasvanud mees, on ju, piss ei tundnud püksi, see ei olnud väike pissu, see oli täiskasvanud mehe terve parmupaagi täis kust otse diivanisse. Ja ma ei tea, kas keegi on kunagi pidanud koristama, puhastama terve diivanit paagitäiest kusest. Ma ka mitte, see on minu diivan. Aga ma eeldan, et see on tüütu. Ja ma lootsin, et kindlasti nüüd see hetk keegi tõuseb püsti ja on nagu, et time out, Tarmo, time out. Enne kui normiks tõmbad, uuesti välja ei kutsu sind.
Ja siis järgmine nädal saan sõpradega uuesti kokku, jõuan õue, kes seal on? Tarmo. Meil on pikemat aega Jarmo juba. Ja mul on nagu 6 päeva tagasi, kuses diivani täis, juba tagasi või? Ja ikka mingi, ei ta täna lubas käituda, vaata, kus ta ise on ka, ära üldse stressa, ma olen täna ainult lahja peal, 1 koroona võib-olla. Sa tahad mu 1 koroonast möödas juba. Ja mul on tunne, et alkohoolikud on ainuke grupp, kellel me laseme sellistel asjadel libiseda. Kui see oleks ükskõik mis muu asi, me ei laseks. Näiteks, kui sul oleks sõpruskonnas üks tüüp, kellel on rets laktoositalumatus. Ja ta tuleb igale filmi õhtule enda jäätisämbriga. Ekstra kooresega. Ja te hakkate koos õudusfilmi vaatama ja ta on diivani nurgas lihtsalt nagu... Ei, see õudukas on tund aega käinud, tuleb see klassikaline õuduka ja ta situb täis ennast diivani. See ei oleks hetk, kus kõik on ahti. Ja nagu ahti jäätis sööb, me lihtsalt ütleme kõht lahti. Ei, see käituks nagu nõukogude ajal koerakutsikaid kasvatati. Sa võtaks ahti pea, paneks sita sisse, ütleks ei tee nii ahti, kurat küll. Paha ahti, nii ei tehta. Kindlasti sa ei kutsuks kohe uuel nädalal teda uuele filmiõhtule, kus ta on järgmine reede ukse taga nagu, et üks vahvlitops on ainult, üks vahvl... Kui situn, siis ainult püksi, ma luban. Mõnda aega tagasi üks mu sõber kurtis mulle, et ta tahtis minna kinno vaatama seda filmi Düün 2. Kes ei tea, mis film see on, siis see on järg filmile Düün 1. Ja siis ta kurtis mulle, et kurat, vaatan kinokava ja kõik seansid, kõik kellaajad, mis mulle sobivad, kõik on vene dublaažiga. Ja ma mõtlesin enda peas, et ta teeb mingi praktilist nalja mulle, et elu sees ei näidata Tallinnas, Eesti Vabariigis, aastal 2024, praeguses geopoliitilises olukorras, Hollywoodi kassaiti Düün 2 vene dublaažiga. Vaatasin kinokava, peaaegu ainult sellega näidati. Ja okei, ma olen telepaatiline inimene. Ma tunnen siin ruumis on praegu paar pead, kus käib mõte dublaaž, dublaaž, dublaaž. Ma tean, mida tähendab vitraaž. Ja ma tean, mida tähendab šabloon, mis pole isegi seotud. Aga dublaaž tähendab siis seda, et film on teises keeles peale loetud. Klassikaline näide dubleeritud asjadest, mida iga eestlane teab, on näiteks kõik need sarjad, mida su vanaema kõrvaltoas vaatas. Alati, kui kõrvaltoas oli teleka volüüm põhja keeratud ja üle maja kajas ühe mehe monotoonne hääl. See oli sellepärast, et su vanaema oli liiga laisk, et hispaania keel selgeks õppida ja Janno Buschmann pidi päevad ja ööd Kanal 2 kontoris miljoneid episoode Luts Mariat sisse lugema. Ja võib-olla Janno esimesel päeval oli nagu, et tahate ma teen naise hääli veits erinevalt. Ja nad ütlesid talle, kindlasti mitte. Me tahame, et kui me paneme silmad kinni, me ei saa aru, kes räägib. Palun ole professionaal. Ja see, kuidas terve maja alati kajas lihtsalt ainult Janno hääle järgi. Gabriella, ma pean minema. Fernando, palun ei. Papa, kuidas me küll ilma sinuta hakkama saame? Au. 5 tegelast. Ja su vanaema samal ajal kiiktoolis nagu, kurat, see on narratiiv, ma ütlen see. Ma ei jõua järgmist ära oodata. Ja mis ma üritan öelda on see, et Düün 2 vene inimeste jaoks samamoodi tehtud. Sest vene inimesed olid nagu, et tead, Timothée Chalamet, ma tahan näha teda, aga ma ei taha kuulda teda. Ja see on nii pöörane minu jaoks. Ma ei kujuta ette, kuidas ükski Eesti kino suudaks Eesti publikule kinos sellist asja maha müüa, kui Apollo kino oleks nagu kallid kinokülastajad. Sel suvel kõigis Apollo kinodes, Kiired ja vihased 12, Eesti dublaažiga. Me oleks kõik nagu, ei, palun ei. Ma ei taha Vin Dieselit Tiit Suka häälega, palun ei. Aga
haige mõelda, et läbi aegade me oleme vene inimestega justkui samu filme vaatanud. Aga samas me ei ole ka. Sest me kõik nagu nägime Star Warsi, aga Star Wars, mida vene inimesed nägid, oli... Juk. Ja tvoj отец. Ja saali täis vene inimesi nagu Eta cinema, blядь, Eta... Georg Lucas, Star Wars. Ma lugesin uudistes sellise asja kohta nagu roosamaks. Ma arvasin ka, et automaksu juures asi lõpeb. Ma lugesin uudistes, oli kirjas, roosamaks on midagi, mis mõjutab kõiki naisi. Seega mitte mind ja ma ei lugenud edasi. Ei tegelikult see, mis ma välja lugesin, nii nagu ma aru saan, siis roosamaks on see, kui naistele turundatud tooted, mis tihtipeale pannakse roosasse anumasse või roosasse potsikusse, isegi kui nende sisu on identne nagu mingil valgel anumal, siis seda roosat müüakse nüüd kallimalt. Ja ma panin seda ise poest tähele, nagu see hakkab juba varakult pihta. Lihavõtete ajal nägin. Kinder Surprise'i šokolaadimuna oli ühe hinnaga ja kõrval oli roosa Kinder Surprise'i šokolaadimuna for girls. Euro kallim. Juba väikestele tüdrukutele on nagu, et köhipapp välja, tead küll, mis tegid. Tead küll, millest sa süüdi oled. Ja okei, mingi hetk uudis hakkas udusemaks minema. Rullin, järjest udusemaks läheb. Seega ma tegin, mida iga inimene teeb, kes absoluutselt tõde otsib. Ma läksin kommentaariumisse. Ja mis ma teada sain, on see, et Eesti üldine arvamus antud olukorra kohta on... Aga kuradi on naistel vaja siis kogu aeg osta neid värvilisi asju ja igast asju ja panna pähe erinevaid asju, šampoon, balsam, konditsioneer. Konditsioneer käib autosse üldse, nahku sa pähe paned seda. Finantsvabadus on see sinine siin, see on 2 eurot, siin on 10 asju ühes pudelis, ma ei tea, mis need on, aga seda võib süüa ka vist. On vaja naistel nagu harakad olla, need läikivat asja, lendad juurde kohe. Ja ausad mõtted kommentaariumi poolt. Aga siis ma mõtlesin, et tegelikult mehed ei ole ka sellest patust puhtad. Üks asi, mis ma ise tähele pannud poes, on see, et naiste žiletid on odavamad kui meeste žiletid. Ja ma ei tea, mis värvi maks on, aga see mõjutab mind rängalt. Ja siis ma vaatasin pakendeid ja ma sain aru ka, kui sa vaatad naiste žileti pakendit, kirjas on Veenus, taga on mingi kuradi palm. Nad nagu ei üritaks isegi. Ja siis vaatad meeste žileti pakendit, suur läikiv karp. Gillette Mac Turbo Fusion Fox 7. Formula 1 Edition, Kimi Räikkönen Signature Edition. Saad nagu, kuidas see vormeliga seotud isegi? Ja siis sa saad aru, nad mõtlesid välja. Nad said aru, kui mees on toidupoest, on nagu Gillette vormel või? Ja ta läheb õnnelikult koju nagu... Aga kuna mina taotlen finantsvabadust, siis ma olen täna täiesti aus teiega Viimsi. Ma olen juba aastaid naiste žilette ostnud. Ja kõrvaltoimeid peaaegu ei ole. Okei, kas esimene kord käepide oli veidralt mugav ja ma läksin veidralt kaugele? Võib-olla. Kas esimene kord ma läksin jalalabadeni välja ja ma olin üle keha nagu silehüljes? Võib-olla. Kas esimene öö, kui mu siledad sääred puudutasid teineteist, ma erutusin enda peale? Võib-olla. Aga muidu kõrvaltoimeid peaaegu ei olnud. Ja siis ma mõtlesin edasi, tegelikult see on vist klassikaline turumajandus, klassikaline kapitalism on ju. Naiste žilett on sellepärast odavam, et naised mingi hetk oma elus ostavad uue žileti. Ja sest naised on õrnad olevused, nad on üks päev duši all nagu, jaa, see tera on vist läbi. Aga kui mees on kord elus teinud investeeringu, mis on Gillette Mac Turbo Fox 7, see on terveks eluks. See on ainuke monogaamne suhe, mida me teame. Me lähme läbi vere ja karjete lihtsalt. Ei, see töötab veel. Kui tihti sa oled näinud oma meessoost sõbra Gilletti kuskil kraanikausi ääres ja sa oled nagu, et kas on kuivanud veri või rooste? Kui tihti sa näed verise kaelaga mehi ja nad on nagu täna läks veits lappesse. See ei ole veits, see on Halloweeni kostüüm praegu. Ja nüüd ma saan ka sellest aru, et kui läbi elu ma olen oma meessoost sõpradega hügieeniteemadel arutlenud
ja osad on mulle kurtunud, et kurat, tead mees, alati kui number 2 käin, siis nagu pühin ja pühin ja pühin ja pühin. No ei lähe puhtaks. Pole juba aastaid valgeid allareid kanda saanud. Ja kui ma olen üritanud kaasa mõelda, nagu, et kurat, oled äkki proovinud, et kui raseerid alt puhtaks, siis on puhtam värk ka. Ja vastus on alati, ühe korra proovisin. Ja nüüd ma saan aru, miks see üks piirdub ühe juures. Mulle tulid meelde enda tööohutuse õpetaja kuldsed sõnad. Kõige ohtlikum tööriist on Nüri tööriist. Kui sa see esimene kord läksid värisedes pool kükki duši all ja nurgast tuli mängu su 10 aastat vana Gillette Mac Turbo Fuck Fusion 7. Ärme kohe viimast käiku pane. Lähme alguses rahulikult peale. Boksi peatust palun. Kuulge Viimsis oli minu aeg, suur aitäh teile.